Biojäätmete liigiti kogumine on tegelikult olnud kohustuslik juba alates 2024 aasta algusest. No see tekitab paljudele inimestele väljakutseid, kuidas koguda ja kuhu koguda. Mõned meist on tegelenud ka lahenduse otsimisega ja räägimegi tootest Brükkar. Mis asi on Brükkar? Brükkar on biojäätmete kogumiseks mõeldud prügikast ja sündiski tegelikult sellisest vajadusest, et me perega tihti kokkasime, palju juurvilju, köögivilju, koori ja meil oli tegelikult klassikaliselt selline prügikast kraanikausi all olemas, kuhu neid koguda, aga me nägime, et see ei ole väga mugav, sest et see oli tihti kaugemal kui see, kus me hakkisime ja siis lõpuks jõudsime sinna, kuhu paljud inimesed on jõudnud, et sul on jäätisekarp, kuhu sa kogud mingisuguseid koori ja siis tegelikult see ei näe väga hea välja, see ei ole praktiline ja nii sündiski toode Brükkar, mis on siis mõnus, hea väljanägemisega prügikast, mida on ülilihtne kasutada ja väga lihtne ka hooldada. Ja oluline meie jaoks oligi see lihtsus, et näiteks see nupuvajutus, et tihti kui süüa teed, siis võib-olla käed lähevad natukene mustaks, siis on tegelikult jube hea näiteks randmega või käelabaga see avada ja hiljem, kui prügikast täis saab, on seda väga lihtne ka tühjendada. Ja eriti oluline on see, et need nurgad on siin sees kumerad, mis teebki selle hästi mugavaks, et ta ei kogu tegelikult nagu väga palju mustust ja seda saab ka tegelikult nõudepesumasinasse panna. Nii et väga-väga mugav. Ja ülioluline oli meie jaoks ka see, et ta oleks lõhnakindel. Et siis sa ei pea ka kogu aeg seda igapäevaselt tühjendama, vaid võid seda teha ka üle päeva, üle 2 päeva. Nii et ilus ja mugav abiline köögis. Kuidas teie perel see kasutus tänapäeval olnud on? Et see on nii-öelda ainukene bioprügikast ja seda te viite õue tühjendate või siis tegelikult ikkagi kraanikausi all on meil eraldi konteiner, kuhu te siis seda tühjendate omakorda? Meil enam niimoodi topelt ei ole, et meil piisab ka ainult ühest lahendusest, sellest samast Brükkarist ja kuna me elame eramajas, siis me ikkagi selline üle päeva, üle 2 päeva, siis viime ta lihtsalt mõnusalt välja ja tühjendame otse prügikasti siis biokonteinerisse ja puhastame ära, paneme tagasi. On ka inimesi, kellel on näiteks komposter, siis võib ka sinna panna, aga üldiselt ikkagi inimesed tühjendavad teda biokonteinerisse, et me mõtlesimegi selle peale, et kuidas aidata inimesi, kes ei tegele võib-olla aiapidamisega ja lihtsalt tahavadki mõnusalt lihtsalt koguda biojäätmeid ja rohkem sellega ei taha tegeleda. No mõned inimesed hea meelega pesevad oma prügikasti, teised on väga seda laadi, et hoiduvad sellisest tegevusest ja tahaksid kindlasti kasutada prügikotte. Meie kasutame ilma, sest et tegelikult pole mingit põhjust panna seda siia, sest et kui mul on paar sammu ja ma tühjendan ta ära. Aga näiteks, kui sa elad kortermajas, kus see teekond sinna prügikastine päris pikk, siis loomulikult võib kasutada kotti, aga sellegipoolest meie soovitame ikkagi seda kotti kasutada vahetult enne jäätmete väljaviimist. Seda sellepärast, et muidu kui see kott panna kohe siia, võivad need jäätmed hakata siin komposteerima, see kilekott muu hulgas. Ehk et juhtub see, et sa lähed selle kotiga hakkad välja viima ja keset koridori sul kõik rebeneb ja seda me ei taha. Nii et seetõttu ongi mugav ükskõik mis suuruses biolagunev kott, aga võtad alles kõige lõpus, kallad otse kotti ja viid välja. Et see on lihtsalt palju lihtsam. Siin laua peal ma juba näen, et 2 erinevat väljanägemist on seda, kas neid on valikus veel, kas on tulemas valikusse veel, kodud on erinevad, stiilid on erinevad? Ja me valisime esimesed, need on siis meie põhitooted, valge ja roostevaba teras, mis on kõige populaarsemad ja vastavad võib-olla sellisele klassikalisele eestlase maitsele, et on sellised rahulikud, modernsed, skandinaavialikud värvid. Meil on momendil ka üks limiteeritud koguses Brükkar, mis mul täna siin väljas ei ole, kuna selle kogused hakkavad vaikselt otsa saama, mis on siis üleni valge kerglaikega. Et kui see otsa saab, siis me toome võib-olla midagi jälle uut, aga millal, seda ma veel ei saa jagada. No need, kes nüüd leiavad, et see oleks just ideaalne lahendus ka nende kodus, kuidas biojäätmetega tegeleda, siis kus nad Brükkari leiavad? Brükkar on saadaval Tallinna ja Tartu kaubamajas, kus siis saab seda täitsa oma silma ja käega vaadata, uurida, aga loomulikult Brükkari e-poes brükkar.ee ja teile, kallid vaatajad, on meil hea sooduskood nurgakivi 15, mis annab teile siis 15% soodustust kõikidele Brükkari toodetele. Nii et mõnusat sorteerimist!